Suvi oli hästi mõnus ja tegus, sai meeletult palju ringi sõidetud, aga mitte selle autoga. Tere, mina olen Sander ja see on minu BMW Z3 V8 projekt, mida ma täpselt 6 kuud ehitanud ei ole. Ühtegi vabandust ei ole ja ei peagi olema, tegelesin teiste asjadega. Viimane asi, mis kohe pärast kevadist videot tehtud sai, oli seesama kütuselats siin, mis käis värvis, samasugune Brembo punane nagu mõned silladetailid. Tõssin ta siia peale ja ei ole isegi külge pannud. Ning nüüd eile õhtul sain ka selle ventikasaaga lõpuks lahendatud, vähemalt ajutiselt ja ma kohe ütlen miks. Ega mul ei jäänudki mitte midagi muud üle, kui tellida see ainus saadaolev New Old Stock Siemensi ventika mootor, mille ma eBayst leidsin. Ameerika maalt ta tuli. Saatekulu oli sama kallis kui see vent ise. Jõudis kohale, tundus, et ongi täpselt identne, lihtsalt uuel mootoril oli pistik mootori küljes, minul oli mootori küljes juhtmed järgi ja pistik kaugel eemal. Nii et tõstsin vana juhtme sinna pistiku asemel ringi. Ja seda tehes avastasin, et keskmise klemmi taga uuel mootoril ei olnudki joodet, mis siis tähendab, et uus mootor ei ole 2 kiirusega. Ja see pani mind kohe mõtlema, et kui ei ole 2 mähist või on väiksem mähis, ju siis on ikkagi natukene erinevad ja pani mootorid kõrvuti ja olidki erinevad. Nii et see mootor, mis sinna sisse läks, on nüüd umbes mingisugune sentimeeter lühem kui vana ja selle külge aretamiseks pidin ma korpusel kõrvasid relakaga korralikult maha tõmbama. Igatahes küljestasin on, ringi käib ja kui mingil põhjusel kunagi kauges tulevikus radikas sodi on, siis teate miks. Suve lõpuks jõudis mulle kohale, et kui ma liigutama ei hakka, siis enne asjad ei liigu ka. Nii et võtsin aju ära. Ütlesin küll eelmises või millalgi üle-eelmises videos, et ma päris täpselt tean, mis aju tuleb, aga tegelikult oli kõigile selge, et eks ta ikkagi Maxeku tuleb. Nii et seal Maxeku reis ootamas koos juhtmesarjaga. Harley raketibaasis pani mulle pistikute komplektiga valmis, nii et peaks olema plug and play ja siis 2 Intercarsi kilekotitäit igasuguseid andureid ja süütepooli. Aga nagu te video pealkirjast näete, siis hetkel lööme selle pagassi kinni, sest täna tegeleme hoopis summutiga. Ja see ei ole mul siin isegi klaasi peal kirjas, sest mul oli mingisugune helesinine unistus, et enne ma panen selle mootori käima, kui üldse summutit tegema hakkab, et saab pauku toorel kujul. Aga ma olin pannud 2 päevaks bronni ühte töökotta, millest me varsti räägime ja mida me varsti näitame. Nii et nüüd see töökoja bronn on juba väga-väga lähedal, ehk ülehomme peab see auto olema juba teises kohas. Ja miks me lähme kuhugi mujal seda summutit tegema 2 põhjusel. Üks on see, et endiselt ei ole mul tõstukit ja ilmselt siia kunagi ei tule ka. Ja selili põhjal hakata neid paikate ja pöördeid kõiki kokku ajama, nii et siin mingisugune 350 korda edasi-tagasi all käia tundub lihtsalt väga võimatu ülesanne. Aga põhiline põhjus on tegelikult see, et ma lihtsalt ei oska ise. Nii et kuna meil on 2-päevane bronn seal töökojas, siis ma mõtlesin, ma ikkagi teen laua peal nii palju ise ära, kui vähegi võimalik, et seal läks libedamalt, rääkimata siis sellest, et hankides enne kõik materjalid ja tellides vajalikud komponendid. Ning siis istusin maha ja tegin mõõtkavas mudeli. Siin ülemise pildi pealt on näha siis pealtvaates läbi auto vaadetes siis summuti, ehk siis pütt on ikkagi juhi poole peal. Siiani on meil siis praegu tehtud, kus on 2,5 tollised V-bändid mõlemal pool. Need katid, F-Mic ja omad, neid ma ka varem näitasin, on olemas. Ehk siis nüüd tuleb ajada kuni kattideni kokku, siis pärast katti minna X-Pipe'i peale ja enne sillatala kõige kõrgema koha pealt alt läbi ja pütt ja ongi valmis. Ja allpool ka väike 3D visuaal. Et siit on näha, et ta oleks justkui tasapinnaline XY plainis, aga ma ei hakanud teda lihtsalt 3-mõõtmelisena joonistama, et tegelikult auto all teeb ta mingeid üles-alla minekuid ka, mis teebki selle asja keerulisema, miks teda ei saa laua peal valmis teha, miks seal auto all hästi palju aega peab veetma. Aga see ongi rohkem visuaalne representatsioon kui aluseks tootmisjoonisele. Et mis meil selle kõige tegemiseks siis vaja läheb? Esiteks, mul oli vaja välja mõelda, et mis diameetriga toru peal ma tahaks üldse minna. Sest selge oli see, et 2,5 tollisena ma lõpuni välja joosta temaga ei taha. Auto on siiski stokk ja tal ei ole vaja sellist läbilaskevõimet. Pluss, mida jämedam see toru on, seda suurem on lörin. Nii et küsisin veidi. Mulle öeldi, et tee pärast katte 2 tollise peale. Ja see tundus ka mulle veits natuke ego pihta, nii et ma otsustasin, et teeks siis keskele kokku, et läheks mitte 2,5 tolli pealt 2 peale, või 2,1/2 peale ehk 57 milli peale. Ja alles hiljem sain ma teada, et see ei ole üldse väga standardne mõõt.
sest kui ma hakkasin pütti otsima, mida kõik ütlesid mulle, et võta Simons on hea ja Simonsit saab igalt poolt ja kõike mõõta ja värke, aga no ei ole sellist pütti, kus on 2x57 sisse ja 2x57 välja. Õnneks aga F-Mikis jälle asi olemas, Poolast 48 tundi ja pütt kohal, läigib, ilus, mina ei oska kvaliteedi üle midagi nuriseda, välja arvatud seda, et silmad veits vaatavad kõõrdi, aga see ei ole ka suurem asi probleem, sest nii ehk nii tuleb nad maha kärpida. Ja tegelikult miks veel hea on minna väiksema diameetri peale, nimelt kuskil siin kohas, kus on sillatala. See on suht madal sellel autol, nii et mida väiksem diameeter, seda parema kliirentsi saab seal. Ja kui juba sillatalast rääkisime, siis enne sillatala on plaanis teha jätk ehk kaheosaline summuti, selleks on mul Rahvavabariigist tellitud quick release'iga V-bändid, et need paneb siis vahetult enne sillatala, et kui on vaja tagasilda remontida või difrit alt võtta või midagi, et siis ei pea päris kapoti alt alustama seda värki. Põhimõtteliselt mudelit siis kohe täiustada ka, et V-bändid tulevad kuhugi siia. Siis pütt läheb enam-vähem originaalasukohta. Tundub, et uus pütt on veits pikem, aga kitsam. Nii et raami küljes on juba kinnitus olemas, kuhu tuleb siit väike kandur teha ja varurattapoolne tuleb veits kaugemale välja viia, midagi sellist. Seal on 10-millised kinnitused juba olemas, selleks võtsin DPHP-st mingist kõvemast kummist pidavad kestma riputid. Siis sillatala küljes on seal mingi polt, kus oli originaalkinnitus. Selle ma õnneks leidsin ülesse. Selline konstrui, kuhu sisse käib membraantüüpi kumm. Originaali ma ei ostnud, originaal oli 12 €, Intergaasis B-varu osa oli 90 senti. Mõtlesin, et küllap ta ei kesta. Siis vaatasin, et kumm ise suht õhuke, aga kandur päris pikk, et mis siis, kui ma panen 2 odavat kummi üksteise järgi sinna sisse, siis äkki kestab, saame teada. Ja kuna siin keskel kuskile kinnitada ei ole võimalik, siis siin midagi ei teegi ja järgmine kinnituskoht on meil ees, kust jookseb käigukasti tala üle, midagi sellist seal, ehk siis sinna tuleb panna hoopis tald, mingi selline, ma ei tea nüüd, kas täpselt seesama, see mul oli lihtsalt riiulis võtta, tuleb sillatala peale panna ja sealt siis mingisugune kolmnurk tekitada ja siduda need torud ära. Nii et riputamine sai välja mõeldud, mõtlesin, et mis ma saaks veel laua peal ära teha, et meil läheks seal töökojas kiiremini. Võtsin need samad katid, mida ma varem teile juba näitasin. Käisin nendega auto all, mõtlesin, kui palju mul ruumi on, need on suhteliselt jämeda diameetriga 120 milli ja minu eesmärk on nii, et kogu summuti oleks raamitalades, kahel pool on need reilid põhja all, et nendest oleks kõrgemal ja kui ma tahan seda saavutada, siis need katid peavad olema üksteisel hästi lähestikku. Nii et tegin 2 sellist 10-millist pulka, panin need diagonaali, keevitasin külge, jätsin 5 mm spacingut ja nüüd on jälle kogu seda summuti palju lihtsam ehitama hakata, et võtad, paned selle sinna paika, seod kuidagi ära ja hakkad torusid vahele tegema. Ja siin küljes on juba ka näha, et ma tegin ise reduuserid, et see pool on sisend, see pool on väljund, katid ise olid 2,5 tolli. Mõtlesin, et teen reduuserid ise, müüakse küll neid ka, aga pildi järgi on nad suhteliselt robusted olnud või hästi pika koonusega. Tundus endal lihtne lahendus võtta lihtsalt 2,5 tolline toru, lõigata talt koonus välja ja keerata kokku. Selleks arvutasin lihtsalt 63,5 millise toru ümbermõõdu versus 57 millise toru ümbermõõdu ära, sain teada, et erinevus on 19 mm. Lõikasin kolmnurga välja ja väänasin kruustangide vahel kokku ning selgus kohe tõsiasi, et sellisel meetodil tehes ei saavuta perfektset koonust, et kui meil on pealt vaadates on 63,5 milli ja koonus oleks siis 57, siis oleks midagi sellist. Aga tegelikult sellisel kujul kokku väänates juhtub seda, et need ringid ei ole enam kontsentrilised, vaid neil tekib nii-öelda üks puutuja ja õmblus siin. See on nüüd muidugi võimendatud mudel, tegelikult see erinevus nii suur ei ole. Ja mida see siis tähendab, on see, et see koonus lihtsalt ei ole igalt poolt vaadates koonus, vaid juhtub see, mis on siin näha. Üks serv jääb püstloodi ja mulle tegelikult isegi meeldis see lahendus, et igalt poolt mujalt vaadates ta keerab koonusesse ja kui siis auto alt vaatad, siis torud jäävad keskelt paralleelselt jooksma, et siit nüüd saab 57 millisega otse edasi ehitada. Minu arust suht niit, et niigi välja kukkus. Ja selle nurga alt on veits parem näha. Nüüd ma saan isegi siit veel edasi minna, enne kui me auto ära viime, et kuna seal põhja all on kõik kuni selle maani, kus ta siit pöörama hakkab, on põhi suht paralleelne, siis ma saan ka tegelikult selle X-Pipe'i siin samas laua peal valmis teha ja kõik ühele tasapinnale ajada.
ja X-Pipe'i tegemiseks ma otsustasin siis sellise kuju kasuks. Vaatasin natuke YouTube'ist videosid, mõtlesin, et mis kõige ilusam, kõige lihtsam tundub ja vaadates neid erinevaid versioone, siis tegelikult selline 90-kraadistest painetest tegemine tunduski kõige lihtsam töö mõttes, pluss ta näeb visuaalselt kõige atraktiivsem välja ka. Nii et Italinoxist hunnik põlvi. Ma olen ise siia koti sisse vaadanud, ma loodan, et on õige mõõt ka. Tundub, et on. Et kuidas siis saab 90-kraadistest põlvedest lihtsa vaevaga saavutada perfektse X-Pipe'i. Selleks võtad 2 90-kraadist põlve, paned nad nii, lõikad mõlemalt selja pealt tüki ära. Kusjuures seda veel guugeldasin ka, et kui palju peaks ära lõikama, et see X ei oleks liiga poov või liiga mõttetult suur. Ja üldine konsensus oli, et selja pealt võiks ära lõigata 25–33% toru diameetrist ehk siis kolmandik kuni neljandik diameetrist ja kuna see on 57 milli, siis ma ei tea, ma äkki jätan 40 milli alles, lõikan 17 ära, et siis see tuleb sinna kahe vahele. Ühesõnaga lõikad need ära, paned kokku ja siis võtad veel 2 põlve, mis lõikad täpselt pooleks ja siis saab, panen siia ühele poole külge. Kui pooleks lõikab, siis saame tagasi nii-öelda sirgjoone peale. Ehk siis 4 põlvest suhteliselt lihtsa vaevaga peaks saama ilusa X-i. Muidugi siis tuleb veel mängu see, et kui ma nüüd keeran siit sirgeks tagasi, et kas mul see silmuste vahe jääb õige või siis matchib selle olemasoleva silmuste vahega. Et kui ta tuleb kitsam, siis ma pean siia sirged tükid vahele panema, aga kui see silmuste vahe tuleb laiem, siis ma pean lihtsalt siit maha veits shimmima. Tegelikult ma juba joonistasin ka ja selgus, et kui ma igalt ühte siit kraadi võrra või 2 kraadi maha võtan, siis ma saan silmused täpselt matchima. Aga ma selle joonisele päris ei tugineks selle põhjal, sest iga väike lihvimine ja lõikamine muudab ülipalju. Nii et teen lihtsalt, kuidas sobima juhtub. Läks vaata, et pool päeva nii pisikese asjaga peaaegu tekkis juba tunne, et mina küll neid kollektorid 1,5 aastat tagasi ei teinud. Kõik nipid olid juba nüüdseks ununenud ja sain ikka maadelda korralikult. Kõigepealt tegin siis need seljalõhki lõikamised, panin saeli ilusti võrdselt nad paika, et peaksid justkui identsed lõiked tulema, aga ma ei tea, kas põlved olid natuke erinevaid või mis, aga tegelikult nad tulid täiesti erinevad, nii et kõigepealt ma möllasin nendega, et saada see asi ilusti peegelpildis, siis lõikasin 2 90-kraadist pooleks, et saada 45-sed siia. Tagumistega oli lihtne, keevitasin tehase otsad omavahel kokku ja lihvisin natukene sirgemaks ka, et saada ilusti paralleelselt torud jooksma. Nüüd siin kattide pool oli aga rohkem sellega veits jukerdamist. Niisiis nagu enne ütlesin, suure tõenäosusega, kui ma need 45-kraadised põlved siia otsa keevitan, siis silmuste vahe jääb väiksemaks kui kattidest väljuv ja selleks oleks olnud siis 2 varianti, et kas siit pikendada sirge paikatiga, ehk siis tekitada siia mingi seib ja 2 väga lähestikust tõmblust üksteise kõrvale mingi 10 mm vahega, mis mulle ei meeldi, või siis nii nagu ma enne ütlesin, et ma teha plaanin, lihvisin kõigil nendel kohtadel umbes kraad või 1,5 maha ja sain ta siis välja poole vaatama veits, aga sellest olenemata ta ikkagi oli liiga kitsas, nii et mul ei jäänudki mitte miskit muud üle, kui need eelmised koonused siit minema peksta ja uued teha. Õnneks teist korda teha on juba palju lihtsam. Tegin nad mingi sentimeetri aga umbes pikemad ka ja nüüd kui pealt vaadata, et miks ma siis tegelikult need uued tegin, kui enne need jooned jooksid siit paralleelseks, siis nüüd ma lihvisin need põhjad natukene nurga alla, et ta tuleks juba katist väljudes veidi kokku poole, et nii ma sain suhteliselt hea jooksu. Kogenumad keevitajad kindlasti ütleks, et selline viltused jooned ja et siin ei ole servad tangentsiaalsed, et on veidi lihvitud ja nii, et see on inetu. Aga minu arust on niimoodi igatahes etem, kui hakata siia paikate vahele tegema ja ajada korrektset tangensit taga. Nii et jah, siis kui ma meelde tuletasin endale, et metall ei ole kummist, siis hakkasid asjad palju kiiremini kohe liikuma ka. Tõmbasin siia laua peale endale sirge joone, mille abil ma siis sain ilusti asja sirgelt jooksma ajada. Panin siia kõrgenduseks distantsi vahele, et saaksin hoida ta ilusti ühe joone peal. Nii et see kõik on nüüd ühes tasapinnas ja igatpidi võiks justkui olla nagu sirge. Nii et see ongi põhimõtteliselt kõik, mis ma siin laua peal teha saan. Päris palju on juba tehtud, kui me siit vaatame. Kukkus umbes täpselt selline välja, nagu pildi peal on. Nüüd on vaja siis tõstuki peal teha need 2,5-tollised jupid ja 2,1/2 need jupid, et võiks 2 päevaga hakkama saada küll. Nii et korjan nüüd kõik need summuti osad kokku, samuti pean auto veidi kokku korjama, katusva peale tõmmata, uksepistikutesse voolu lasta, et aknad üles saaks, stange ette ja kapott peale. Ilmselt tuleb tagaklaasi ka natukene teipida jälle, sest ma arvan, et need õmblused, mis siin enne olid mädanenud, on nüüd veel rohkem mädanenud, nii et see ilmselt enam üldse vett ei pea.
ja siis juba tulebki Amon transport järgi kohe, mitte küll nüüd kohe öösel, homme päeval tegelikult, aga teie jaoks on see kohe. Ja näitamegi autole esimest korda päevavalgust umbes täpselt üle 2 aasta. No nii, tere Kevin! Hello. Millega tegeleme? No paneme selle E36 siia hagisesse ja... Aga millega muidu tegeled? Olen näinud pigem hoopis näinud kollast 6-kohalist kinni, siia küll 6 ära ei pane, mis see on? Suur kollane on ka ja just läks sõita. Et väike auto siis väike... Paneme ilmselt kuskile vahele paar klippi või pilti, milline see suur välja näeb. Ja numbri ka ekraanile, nii et Kevin tegeleb autoveoga. Kus kohast? Skandinaaviast, Euroopast? Jap. Ja. Ükskõik, mis sa soovid, ilmselt on jah, saab. Teeme ära. Ja viime selle nüüd siis linnast välja järgmisse kohta. Jep, ja kuhu mujale siis, kui Harris Weldworksi. Tere. Suru kohe kaamera näkku ka siis, tere Harri. Tervist. Nagu mulle kohe suudan hiljaks jääda. Ei ole hullu. Esmaspäev ka ju alles. Jaa, täpselt. Siin on ikka igasugust tavaari sul. Talv täis puukitud ja? Jaa, talveks on... Ma oska küsida midagi sellest, ma ei tea autodest midagi. Ma saan aru, et seal on palju puudu. Seal on jah. Ja siit hakkab ka midagi tulema. Jep. No ühesõnaga, keskmine on E36 M3 Inglismaa auto. Oligi päris M3 jah? Jah, ja läheb ka M3 mootor. Siin on vaja uus puur sisse teha. Ja siis kõik korda teha ja valmis teha. Ja Audi? See on Audi 200. Sellest tuleb kiirendusauto. Siit väga palju enam originaali alles ei jää. Kast on ikkagi siuke kuradi volask. Jah, kast on Viljar Mäesepa Godzilla endine kast. Okei. Ja see on see kurikuulus Lenko. Ehk siis planetaarülekandega sektsioonkast. Iga sektsioon on eraldi käinud. Ja siis taga on siis üks ühele. Nimetatakse reversiks, ehk siis ta on neutraal ja edaspidi tagurpidi. Ja see isend on veel selline, et siia on siis pruun otsa pandud, ehk siis turbiin. Et siis kaob see siduri maailmas ära. Ja siuke kast on sellepärast, et jääb originaal rida 5 mootor. See projekt on nüüd ka seal staadiumis, et see mootor vist tuleb ikka väga ees ju. Või taga tähendab? Jah, aga praegu see kasti asukoht... see kasti asukoht muutub või? Ja kasti asukoht muutub. Praegu oli selle mõttega mul välja mõõdetud, kuidas see auto V8-ga peaks olema. Aga kuna rida 5-ga ta jääb nii palju kergem nina, see kast on nii palju suur, siis ma pean natukene nüüd... See on selline puusalt arvutamine, aga et kui palju teda ettepoole tuua, sest siit on näha, et see joon on esitelje tsenter. Et kuhu maani selle eluga tulla niimoodi, et see kaaluajatus ka hea jääks. Ja, okei, need torud on lihtsalt praegu pikemalt, et pärast vaatab ja kuhu jookseb või... Toru peaks olema siukse arvestusega, et ta on originaalstangi pikkusega. Okei. Et sealt, selle mõttes sealt otsast tuleb veel maha. Okei, kurat, nii pikk auto või? See tundub küll nagu kuradi meeter eespool, no jah, okei. Sest Audid on originaalis ju see, et kui me võtame Audi originaali käigukasti, siis tal on ju sidurikoda ja umbes selle koha peal, kus siin on see õlipump, selle koha peal on Audil originaalis esidiffer. See koht on originaal see veopalli center. No aga Audidel istuvad ju mootorid kõik siin üle eelmise auto perse küljes kuskil. Ongi see, et tal originaalis, kui sild on siin, siis tegelikult plokk hakkab umbes selle koha pealt tegelikult. Hakkab plokk tal originaalis. Ehk siis see plokk tuleb siia maani ja 200 on veel ju kuuler on ka täitsa ees veel. Ja ei, minu arust see ongi kõige keerulisem osa minu jaoks, kui sa hakkad nagu 3D ruumis pead hakkama torusid kokku ajama. Ja sa ei tee vist käed üldse? Sul nagu null, jah? Kõik on siin. Ja. Ma ikkagi pean visualiseerima, istun arvutisse maha, ta ei pea isegi mõõtkavas olema, aga ma saan nagu aru. Või kui ma kollektoreid tegin, siis täpselt, kui ma ei oleks neid plastikuid teinud, ma ei oleks neid kunagi ära teinud. Ma nagu, sa pead nii hullult ette mõtlema või nägema või mis siin tuleb. Aga sul on, jah, sa oled neid teinud ka. Nende toruraamidega on see, et vaata, puuriga, nii-öelda puuri osaga on lihtne. Sul on SFI paber, mis määrab sul ära, kuidas sul peab olema see disain ja kus mingi toru olema peab. Vastavalt siis tagasilla tsentrile tekib sul 4 lingi punkt, mis on siis paigas ja vastavalt mootorile sul tekib see alumiste torude mingisugune
nojah, nagu asjad ise nagu mängivad välja, kus nad nagu lõpuks maanduvad, on ju. Ülemine osa siis läheb juba vastavalt kerele. Et ongi see, et see alumise osa disain, nii ma tavaliselt teen paberi peal valmis. Ja see peab ka kevadeks valmis olema, nagu kõik asjad. No mõte on selle autoga olnud jah, et see võiks uuel aastal sõita. Kurat, see on ka päris vahva asi. Siin on üks kahekokane, et siis... Veel oli natuke lühike. Veel oli natuke lühikene, jah. Kurat, see LS on ikka mõnusalt pisikene. On. Seda tõesti igale poole panna. Jah, sest kui see LS-il originaalkola ümbert ära võtta, siis tegelikult ta saab väga kompakseks mootoriks. Ma olen isegi Z-ide neid pilte näinud, kui on nagu, seal on nagu ruumi ülegi. Jah, sest vaata, Z3-l on ju see, et tal on ju 36 ninaga, nii nimetatud, kannude ja lantsikatega. Ja 36-l on originaalis hästi beefid suured, siuksed kannud. Just. Ja sinna vahele seda V8 mahutada on tavaliselt piin, aga... Sellega siin on ruumi ja oleks täitsa kuradi rusika jagu on ruumi juurde. Kurat, equipment on ka sul korralikult. No, rohkem kui 10 aastaga on ikka kogunenud midagi. Et saab freesida ja... Sul on treibing ka? Okei, mingi pisik siin on. Aga no see on täpselt siuke pukside tegemiseks piisav. Jah, aga samamoodi, et nagu ma sul palusin ühe korra endale teha mingi hunniku tükke, et nagu... Ja see on ka see, mille pärast me tegelikult siin oleme praegu, sellepärast, et siis mul kohe tuli meelde, et kui sumpsi ehitamiseks läheb, siis Harri juurde tuleb tulla. Lihtsalt ma ei arvanud, et see nii ruttu jõuab, aga kuna nagu sa kirjutasid, siis mulle, okei, see on märk, teeme kohe selle ära ka. Ja siis ütlesid mulle ka, et pane kohe mingid päevad kirja, et sellepärast saigi pandud siin septembri lõpu, et teeme ära, see on tehtud. Ma mõtlesin jah, et nagu ma panen enne käima ja teen juhtmestikku ja siis millalgi talvel või võib-olla võtan sinuga ühendust, et siis nagu teeme võib-olla kevadeks, aga tegelikult ma ei teinud midagi, ma niikuinii seisis, ma ei nagu vahet jälle teeme ära see sumpsi, sest me ei ole omavahel seotud, et saab teha ja. Ongi see, et nii kui sinuga on ühel pool, siis meil on siin garaažis üks üritus, peale seda see esimese seeria BEM, mis me siin suve alguses ehitasime, sellele teeme sumpa ümber ja ega peale seda siis ongi minu jaoks hakkab talv pihta, kell on pikad projektid. Aga see tahab midagi nüüd, mingid revisioneid ka või? See tahab suur hooldus saada, sest et viimasel võistlusel juhtus siuke asi, et õlirõhk kadus ära ja nüüd inspekteerist tuli välja, et pikilõhku saale on täielikult lahkunud. Ja pärast logidest oli näha ka, mis hetkel ja miks ja kuidas ta ära läks. Race car things. Ja täpselt, aga ülejäänud mõttes on see, et kui see pikilõhku saale välja arvastas, siis ülejäänud elu oli see aasta ikka väga hea tehnilise poole peal. Minu ükski auto pole kunagi nii hästi nagu ülal pidanud ennast. Nii et see suur laev põhimõtteliselt kaalub koos sinuga täpselt sama palju kui Z niisama. Ja Z paned 2 tükki ritta ja sellel on ikka nina üle. Korralik. Ja siin on samamoodi, et seal, kus mootor lõppeb, hakkas originaalis alles algus mootor. No põhimõtteliselt umbes niimoodi ongi. Okei, siis ma ei tea, tõstame minu oma ülesse ja ma tõstan kolaga auto pealt sisse. Siis võime selle mänguplaani läbi mõelda. Mõeldud sai, et 2 päevaga. Ja ma juba video alguses näitasin, mis ma kodus ära tegin. Nii palju ette ära kui võimalik, sest ma ei kujuta üldse ette, palju asjad tegelikult aega võtavad ja eriti veel, kui lased kellegi teha, vaata ise teed savi, vaata. Kogu aeg nokitsed midagi, savi palju aega võtab, ei planeeri väga. Ma üritasin vähemalt teha nii palju, kui ma oskasin ja välja mõelda, et siis saab sinu professionaalset oskust maksimaalselt kasutada. Kuigi ma arvatasin lõpuks pole midagi. Vaadates, millega sina hakkama saad. See on see, nagu ma paljudel... See on see pingutamine lihtsalt ja siis näitad siis, kui valmis on, aga see, mis nagu taustal toimub ja see peas, see müra. Mina ise naeran seda, et ega mina väga teha ei oska, et töölistada, mis teevad. Täpselt sama selles mõttes, et kõigil on samad käed otsas, et sa pead lihtsalt kasutama neid. Ja, täpselt. Et siin ongi see, et siin nende autode taga on tegelikult üks lintsaag, mis teeb pool tööd ära. See on nagu suhtkoht lihtsa disainiga asi ja me tegelikult jäljendame ju põhimõtteliselt originaal. Just. Ja jäljendame ja originaali, tegelikult ma näitasin seda skeemi ka, mille ma sullegi saatsin. Et kui sa minu juures käisid, siis ma rääkisin, kus ma tegelikult tahtsin, et võiks nagu M-looki teha, et eks sinna teisele poole ka ava, aga see ei mängi välja, sest see on rattakoobas. Ja muidugi see number on ka, M-il on seal kuradi luugi peal ja seal on. Ja siis me mõtlesime, et okei, et paneks äkki keskele, et siis on nagu cool. Et oleks variant, et lõikaks sinna keskele sisse, paneks kas selle kinni või siis lõikaks siit poolt kuidagi sujuvalt stange ära ja teeks mingi splitteri, aga tead, ma veits mõtlesin ja läheb natuke ossikaks ära minu jaoks. Ma vahepeal kasvasin suureks, et toome ta ikka siit välja ja siis on nii nagu. Jah, minu enda see fetis, miks mulle see keskelt just meeldis, on see, et nagu 80-ndate, 90-ndate võidusõidu BMW-d, just Hamann tuuningud ja asjad ja nagu nimetatud
võitluse värgis oli see keskelt välja tulemine nagu niisugune top teema. Jaa, see on kõik on äge, aga lihtsalt mul on nagu liiga stokk. Nagu liiga stokki poole kalduv, liiga OEM pluss, et nagu nüüd järsku teha siia mingi selline asi, mis kutsub kohe või nagu, et sa saad aru, et on tehtud. Tegelikult kui sa niimoodi nagu seda müüd, siis tegelikult kõlab loogiliselt ka vaata. Jaa, sest ega mul kapoti alt samamoodi, ma ei taha, kõik on nagu must ja tume ja mingid läikevaid osi, siin ongi mingid üksikud aktsendid, vaata, et aga et üldiselt oleks ikkagi nagu, Minna esimest korda ise ka kaugemalt nagu põhja alt. Muidu oled kogu aeg seal lihtsalt kuradi selili maas ja teed midagi näo juures. Clean! Või mis viga niimoodi autot on ehitada, on ju? Minu otsad on siin. Tegelikult mul on mock-upid on nagu valmis tehtud, et kuhugi siiani, et nad sirgelt nagu jooksma saada. Kõige kõrgematest nagu punktidest. Ja siia ma panin ühe kummi juba külge, siis saame torude pealt siis võib-olla siduda sinna ära, sest ega siin muud varianti väga ei ole. Siin keskel ei ole nagu kuhugi enam kinnitada. Väga tihti ka tehakse seda, et sukad jätakse siia kohta hoopis ja siis saab siit nagu kasti külge kinni siduda. Aga tegelikult sul on siit juba... Ma tahtsin nagu, et see jäik osa oleks võimalikult lühike, oli mu point. Kuna need kollektorid on suht nagu suured, siis ma tahtsingi, et mida rutem saab pehmeks ära, seda parem. Mul endal tundus loogiline nagu, ma ei tea. Teine on see, et ta on su vaata seotud, et ta on jäik, vaata, sest et on näinud ka seda, et siit ei seota ära siis... Ma ikkagi tahtsin panna midagi, siis ma ei viitsi tegeleda pärast nende kuradi mõnade asjadega ja neid probleeme siin tuleb nii kõvasti, millega peab tegelema, et võib-olla on üks vähem siis. See oli mõte siis. Katid tulevad siia siis nii ette, kui saavad ja siis on vaja siit kokku viia. Siks jääb kuhugi selle koha peale, siia veebändid. Siin panin selle ka külge. Vaatasin, 2 tükki mahub kõrvuti ära. Jah, see on mõistlik. Ja ma ikkagi tellisin need 90 sendised, nii et üks on tegelikult katki juba. Ja on jälle see cheap out, et miks 12 eurine osta originaal. Nii, siin on see pütt siis. Kas võtad enda kätte? Saab mõelda, mis moodi teda üldse hakata panema. No selge on see, et need otsad me lõikame ära ja tuleme ilmselt kitsamaks kokku siin lõpu, on ju. Jaa, aga pikkuselt mätsib täpselt ära. Ühe selle kinnitusega on lihtne, vaatan, ongi suht otse tuleb alla ja läheb nagu külge. See kinnitus on siin natuke kaugemal, tuleb mingi nurga alla viia. See on lisatugevdusega, paneb ta külge ja lähed asja. Ma ei tea, mis tal paksus on, nagu pleki paksus, et kui nüüd kinnitused teha, kas sa paned lapid, keevitad vahele ka või sa keevitad otse külge? Ma ütlen ausalt, ma olen siiamaani otse teinud. Ma võtsin materjali nagu kaasa. Et lihtsalt ongi see, et siit pikemalt ja siis ära panitan kätte. Ja siis minu üleeilne öötöö. Eks siin ideaalselt kokku ei jookse, aga täidab ära. Ja ma olingi vist arvestanud niimoodi, et võib-olla natuke tahab, või midagi sellist. Eks ise vaata, kuidas siin see, kuna see tuleb siia, siis siit on vaja suht teravalt tulla, et ilmselt natukene tuleb nagu, meil võime tahapoole minna, meil ruumi on kõvasti. Et siin saab nüüd valida. Mida ettepoole või need katid saame, seda parem. Ja ma ise mõtlesin, et kuna need raamitalad on suht sirged, me võiks siia klämpida su mingi asja ja me saame panna katid toetama. Ma olengi nii arvestanud, et katid on selles tasapinnast täpselt, et kui me mingi 4 kant toru või lauajuppi paneme siia kasti tõstukiga, siis see juba hoiabki meil lõppasendit. Ja siis on ainult otsad kokku vajada. Just, ma võib-olla seda mõtlesin, ma võtsin isegi enda kiivri kaas, et äkki lastakse mul tööd teha, et saan su keevitusega sõbraks. Ma oleks ta ise ära keevitanud, mul ei ole 2 otsaga reduktorit praegu, et gaasi sisse lasta. Ma ise ka avastasin, et taha mingi asi lõpuni valmis, sest siis see enam ei muutu. Muidu teed terve asja lõpus hakkad keevitama, siis... No siin on see, et kui... No ma olen üritanud nagu ajada kokku vähem, nii palju kui võimalik, et distortionit ei oleks, aga... Aga ikkagist see keevitus ise ka aega, et muidu võibki selle nii pika... Jah. Seda, et lõpuks on see, et on paigas, keetid kõik ära, siis... Lihtsus peitub palju. Ei pea üle mõtlema kogu aeg. Üle võid mõelda omast ajast. Omast vabast ajast. Okei, ma ei tea, teeb mingit tööd siis natuke. Harri jättis mind siia siis maadlema selle summutiga. Tegin esimese õmbluse ära, küsisin, kas sobib, töötas peaasi, et ise rahul oled. Ma ei tea, hakkas psühholoogi mängima ja läks minema, nii et rohkem ma tagasi ei küsi. Selge on see, et raadiuste peal väga rahul ei ole, aga sirged jooksud said enam-vähem. Siiski võõras masin, võõras koht. Kõik on uus, kõik on teine ja ei ole ammu teinud ka.
peremees on jätkuvalt kuhugi kadunud, ma mõtlesin, et ma saan tulla vaatama, kuidas mulle summutit ehitatakse, aga ikka tuleb kõik ise teha. Kahekesi koos vaatasime, mismoodi siis selle esimese ehk lihtsama kõrvalistuva poolse kokku võiks ajada. See oli mul varem valmis tehtud tükk mopkapiks, mis oli pikem, lõikasin umbes poole ära ja siis sai üks põlv tehtud 2 ja neid nii kaua siin masseeritud, kuni tekkisid siia paralleelsed lõiked ja siis shimmisin siia ühe vahele. Muidugi selle vahele lihvimisega nägin jube palju vaeva. Siis Harri tuli, tõmbas mulle ühe kriipsumarkeriga, lihvisin selle kriipsu järgi ja sobiski vahele. Nüüd hakkab juba vaikselt ära siduma. Ma ei ole ideaalselt rahul, kuidas see joon natukene vajutab alla, aga alt vaadates jällegi on paralleelsus, ma ütleks, et ideaalne. Ja mis selle tegelikult juba varasemalt dikteeris oli, kui ma vaatan downpipe'i, siis downpipe ise ka ei olnud mul tegelikult raamiga paralleelseks keeratud, vaid ta oli veidi allakaldes, nii et kogu see asi jätkus seda allakallet. Aga kui me siit külje pealt vaatame, siis kogu asi, ka katid, on täielikult põhjases peidus. Võiks arvata, et nüüd on juba, kui esimene on tehtud, et läheb lihtsamini, aga tegelikult nii ei ole, sest esimene seob ju jupid ära ja järgmised torud tuleb palju täpsemini vahele teha. Ma loodan, et Harri ikkagi tuleb mulle appi ja siis me jõuame homseks õhtuks valmis, sest täna on juba esmaspäeva õhtu ja see on kogu tulemus, mis ma teha olen suutnud. Tagasi tööle. Kell on saanud 10 ja esimene päev hakkab läbi saama. Liiga kaugele ei jõudnud ju. Mingi umbes jooksev meeter või midagi toru. No, meetri hind tuleb jube hea. Samas on see, et kui pikkus pidi võtta, siis me oleme poole peal. Jah, praegu oleme selle koha peal siin täpselt. Sain hakkama küll, Harri ka nüüd lõpuks välja ilmunud, tegi mingeid muid asju kuskil tagaruumis, vahepeal käis ja tõmbas mul paar kriipsumarkeriga, kust lihvida vaja ja siis jupid kukkusid ise vahele. Jah, no, õmblused käib küll, vähemalt läheb selle stiiliga kokku, mis siin eespool on, siis on aru saada, et on ühe mehe tehtud. Nii et jah, mina ise arvasin ka, et eks see osa ongi seal kõige keerulisem. Siin ongi see, et sul on fikseeritud punktid, ja esialgu need fikseeritud punktid ju ujusid ringi. Et ongi see, et ju pane see kõik paika, nurgad asjad niimoodi, et oleks ilus, hea, keskel, üks ära tuua ja siis teine ära tuua. Et õnneks ju tegelikult sukad natuke andsid mängima, aga pigem oli ju see, et oli ju kindel eesmärk, et ta jookseb. No jaa, ma tahtsingi nii, et põhjalt jääks paistma, et need jooksevad ja need 2 toru on paralleelsed omavahel. Ja ma enne tegin klipi ka, kui üks pool oli valmis, et siit langeb veits ja siis ma tegin vähemalt nii palju, et siis see teine langeb täpselt sama palju. Tegelikult on see, et nagu mõnusalt ilusti võrdselt vaata. Jah. Ma latiga vaatasin ka enne, et siit kõik kliirib ära, et täpselt ikka veebändide taha mingi 5 milli, et siis on mõnus, saab kruusa korjata natuke. Vähemalt hoiatab, kui maa on lähedal. Mis seal ikka, kõike head ei saa ka. Ja muidu ta oleks mul läinud ikkagi siin kastitala juures, oleks ikka väga lähedale läinud. Aga ma arvan, et see on esimese video jaoks, võib-olla mitte esimese päeva jaoks, esimese video jaoks hea küll. Et mõte oli selline, et teeme teise päeva video hoopis Harri kanalil, nii et mõlemad videod lähevad samal ajal üles või on juba siis üleval. Nii et nüüd saad väikse võiksi teha ja minna Harris Weldworksi kanalile. Kõrad traatidega rääkimine on siuke, keel jääb taha kinni. Jah, et Harri kanalil vaadata edasi. Vaata puhtalt kaua sul tegelikult selle lõpetamise peal. Ja no need kevised võtsid mul mingi 2 tundi puhtalt, jah. Gaasikulu peal öelda, et see osa, mis siin täna tehtud on. 3 ballooni. On grammi isegi rohkem. Jah. Pole enam palju puudu, et oleks pool ballooni läinud. Jah, oli vist natukene alla 200 või midagi, nüüd on natuke üle 100. Argooni sisse hingamine, kõige odavam ei ole. Jaa, aga see on ju... Ja tulemust ka ei anna, hingad ja ei tunne. Jaa, aga pärast see M60. Aga olgu, siis kohe läheb teises videos edasi. Nägemist. Ja seal näete, mis siin on. Jep. 2 otsa võib olla.